Tere tulemast vaatama videoreportaaži sarjast Kuskil miskit toimub. Täna oleme tulnud siia kultuurikatlasse, kus on toimumas Volbriöö pidu. Esinevad Tuukuk Start ja Anne Veski. Läheme vaatame, kas leiame siit kuskilt ka mingid luuad ja mõned nõiad. Come along! No nii. Tervist, härra. Mõnda luud olete näinud? Mida? Mõnda luud olete näinud siin? Luude? Volbriöö. Veel ei ole kahjuks. Härrale ei meenunud, et täna on Volbriöö, mis tähendab seda, et ilmselt ei ole tegu siis tema jaoks rahvakalendri suure pühaga, vaid pigem sellise päevaga, kus saab lihtsalt välja tulla ja käpa maha panna, jah? No, võib ka nii öelda. No, sellest ei ole mitte midagi hullu, lõõgastuma peab. Sinu jaoks on suur püha? No ütleme nii, et oleneb aastast, aga tänavu aasta on siuke rahulikum, ma ütleks. Anne Veski või Pearu Paulus? Pearu. Miks Pearu? Sest mulle meeldivad kõik ta lood. Anne Veski lood ka, aga Pearu on minu lemmik. Pearul on siuke see silmaläige, on ju? Jaa, tal on see silmaläige. No kuidas sa enda suhet Pearuga iseloomustaksid? Kas ta on olnud märgiline tegelane sinu elus? Mitte väga. Ei ole, jah? Ei ole, mõtlen mingisugune lugu, et sind jäeti maha ja sa panid selle käima, see andis sulle jõudu, et elus edasi rühkida või sind, ma ei tea, eostati näiteks Pearu lugude saatel. Ma ei tea, mingi selline lugu. No kahjuks ei ole praegu. Ei ole? Okei, pane kinni. Siit ei tule. Lähme edasi. Olen kinni püüdnud järgmise ohvri. Kuidas tänane pidu tundub? Väga hea. Kas sa mõnda luuda oled näinud siin? Luuda ei ole. Aga nõida? Nõida mõnda olen. Kus? No minu naabrinaised on parajad nõiad. Päriselt, jah? Ja. Okay. Mõnel mehel on eksnaised nõiad, sul on naabrinaised? Ja minul on naabrinaised. Kumb rohkem meeldib, kas Pearu või Anne? Minule meeldib Anne. Miks? Ma ei tea, Anne on kuidagi, tal on ilusad laulud. Pearul on ka ju? Pearul on ka, aga Anne meeldib natukene rohkem. Tead, see on okei, me lepime sellega. Kus Aftekas on? Aftekas on minu juures. Tahad sa äkki aadressi öelda ka Õhtulehe vaatajatele? Igaks juhuks jätan selle enda teada. Ma arvan, see on mõistlik. Tervist neiud, 2 sõna Õhtulehele. Ma võiks isegi 3 öelda. Ütle 3. 3 soovi. 3 soovi? Jaa. Tuukik Starti. Kas see Volbriöö pidu on seotud teie jaoks rahvakalendri tähtpäevaga või ikkagi pigem selline päev lihtsalt, et homme on vaba, panen pidu, jolo? No Anne Veski ikkagi esinejana tõmbas kohale. Anne Veski, kusjuures ütles, et tema ei ole kunagi varem Volbriööl esinenud enne. Talle sobib see, ta võiks rohkem seda teha. See on eriline õhtu. Oli maagiline. Ja Ain Tammesson. Tema teab, mis on armastus. Meeldib, jah? Aitäh. Kumb rohkem meeldib, kas Anne või Pearu? Anne. Ain Tammesson. Kas Anne Veski muusikaga on teil mõni selline südamlik lugu ka rääkida? Ma ei tea, jooksite maratoni ja siis panite 41. kilomeetril Anne Veski loo peale ja see aitas teil maratoni lõpuni joosta. Midagi sellist, midagi suurt, elu muutvat. Tulista. Ma ei ole veel maratoni peale mõelnud, aga kui siis üldsegi ikkagi Anne Veski laulu järgi tõesti, et on lahe atmosfäär. On. 41. kilomeetril on eriti lahe olla kindlasti. Kuulge, aga mõnusat pidu teile ja nautige. Ja ärge siis liiga kaua magage homme. Ei, ikkagi maagiline Volbriöö. Tartusse tagasi. Ongi nii, jah? Mis kella see bussiga? Autoga. Vai. Okei, siis viimane jook. Tervist. Järgmine inimene tahtis väga intervjuud anda. No meeletult tahtis. No meeletult tahtsin, jah. Kuulsaks saada? No ikka. Rikkaks saada? No muidugi. 30 sekundit. No, varast oli 15 sekundit. Nüüd on 30. No. TikTokis? TikTokis on üldse 10 sekundit ju. Inimesed tähelepanu nii lühike ju. Mis plaanidega tulid Volbriöö peole? No ikka Annet näha. Ikka Annet, jah? No ikka. Taeval ikka Annet. No ikka taha. Imelist Annet. Muidugi. Suurepärast Annet. Muidugi. Kuidas Anne oli? No nüüd ma vaatan Tuukuk Start, ütleme niimoodi. Ongi nii, jah? Pearut? Natuke noor olen võib-olla Anne jaoks. Aga Pearu jaoks sa oled piisavalt vana? No Pearu jaoks vist ikka, jah. Pearu on vist nii kena mees, on ju, et teda vaatad lihtsalt nagu ilusat skulptuuri. Et kui ta teeb silma, siis teed silma vastu, isegi siis, kui sa oled mitte sinna poole. No need on sinu sõnad, mitte minu sõnad, aga võib-olla. Küll sa teed. Kuidas Volbriöö õhtu on? Kas see on selline pidu või ikkagi nagu selline vana rahvakalendri tähtpäev? Võtad luua ka ja lähed teed pulli kodus naisele? No ütleme nii, et mul ei tulnud meeldegi, et oli Volbriöö täna, kui nii sa ütlesid nüüd, nii et
Vaata neid noori, TikToki noored, nad ei tea midagi, nad ei Martin. Aga ma tegelikult ei kasuta seda, nii et kas ma olen ikka TikToki noor? Kas mardipäev või Halloween? Mardipäev ikka. No vaat, mees on patrioot. Tohin lüüa su rinna peale jõuga? Nagu mees mehele? Mardipäev all the way. Kaunid üles löödud daamid on siin. Mis täna siia tõi? Pidu ikka. Anne või Pearu? Anne. Volber? Pearu. Aga Volber on tähtis teie jaoks ka või lihtsalt üks järjekordsetest nädalavahetustest? Ei ole tähtis. Tähtis on see, et homme on vaba päev. Vat. Ja, töörahva püha on tähtis. Ja kui pikalt täna läheb? No ma ei tea, peo lõpuni ikka. Kuidas on? Kas sa oled mõnda luuda täna näinud? Mõnda luuda või? Ma otsin siiamaani mõnda luuda, aga küll ma ta leian kusjuures. Aga mõnda nõida? Mõnda nõida ikka nägin. Nägid, jah? Ja, neid oli päris palju siin, aga ma otsin veel. Okay. Ma otsin seda õiget nõida. Eestis on kusjuures päris palju mehi ka tapetud nõidale pähe ära. Mujal Lääne-Euroopas oli see pigem naiste poole kaldu, aga Eestis tapeti umbes sama palju mehi ka ära naiste pähe, nii et võib-olla oled ise nõid. No mine tea, vaata selles suhtes, et ega ma ei saa nüüd avaldada päris nagu, mis ma nüüd tegelikult olen. Kui ma vaatan sind natukene praegu, siis tegelikult on tätoveeringud, on Vigala sassil olid ka, on ju. Sikke tume vunts on, ütleme, ei ole väga sikke aaria, ei ole sikke väga Eesti talupoe. Ei ole. Tumedad silmad. Tumedad, no ütleme peaaegu. Pimedas lähevad väga tumedaks. Kuidas Volver on, kas on tähtis rahvakalendri püha sinu jaoks või pigem ikkagi sikke päev lihtsalt, kus sa tuled välja, sest homme on vaba päev? No selles suhtes ikkagi, et sõpradega välja siukene chillimispäev, et ma ei tea, kui tähtis ta mul on, aga... No tore, et siuke võimalus on antud, on ju? Ja seda on küll, jah, see on vähemalt hea, et homme on vaba päev ja... Ja tänasele peol on sul mis ootused? Et pidu lõpeks hästi. Mis see tähendab? Väga ei valuta pea homme ja... Ma ei kasuta alkoholi, aga noh... Päriselt, jah? Vaata, üks tubli inimene. No näed, ei ole nagu see minu teema, aga pidutseda meeldib ikka. Aga millal sa aru said, et alkohol pole sinu teema? Nüüd juba 9 aastat tagasi, kui ma sikli ostsin. Okay. Ja siis hakkasin teatriga tegelema ja siis ma vaatasin, et ma ei ole aega selle jaoks ja siis ei tahagi enam. Mõtlesin korra, et äkki see eskaleerus kuidagi niimoodi kurvasti sinu jaoks. Aga... Ei olnud kusjuures, et ma ei olnud nagu nii lapsulembeline, eks ole. Meeldis küll, aga ma ei kahetse mitte midagi, mida teinud olen, aga lihtsalt kuidagi kadus see isu ära, eks ole. Tubli inimene. Jaa. Vat, ei pea ennast põhja jooma, et alkoholi maha jätta. Tubli inimene. Jaa, elu on niisamagi fun, nii et no. Kuidas sõpradel? Tuju hea? Enam-vähem. Anne Veski või Pearu Paulus? Ei kumbki. Ei kumbki, lihtsalt pidu? Lihtsalt pidu. Sõbrad? Üks on siin, naine on siin. Tere. Läheb hästi? Hästi läheb. Aga jah, nõidasid pole näinud? Kuidas? Nõidasid pole näinud siin? Ei ole ette tulnud veel, jah. Nad tulevad varsti. Ma usun küll. Onge valmis? Igal juhul. Ja mis seal ikka, eks Valpurgi mäel kohtume kõik? Absoluutselt. Aptekal? Absoluutselt. Tervist, daamid, kuidas täna pidu on? Oi, väga tore. Anne Veski just laulis jätke võtmed välja poole ja järgmisena tuleb Tukvik Start. Me väga ootame. Võtad seda tõe pähe? Jätad võtmed ukse ette? Ei, ma jätan luua. Luua? On hästi tehti? Ikkagi vaata. See on kas pigem selline side vanarahvaga ja vanarahva traditsioonidega või ikkagi natuke rohkem see, et saame välja tulla ja homme vaba päev ja vaata, mis saab. Ma arvan, et see on hea põhjendus, et pidu panna. Aga vanasti oli ka, ma arvan. Ma arvan, et vanasti oli ka, aga siis olid lihtsalt, ma ei tea, nõiakostüümid ja asjad. Kas pigem Pearu või Anne? Pearu. Miks Pearu? Sellepärast, et me oleme väga suured fännid. Kui suured? No hiiglema suured, ma arvan, et esimene rida, kui sinna ei mahu, siis vähemalt teine. Teate kõiki sõnu peast? Pooled, jah. Kas te kontrollite seda pärast, see nagu tunnikontroll või? Ei, ma ei hakka kontrollima, võtan lihtsalt sinu sõna selle peale. Jaa, ei, me teadsime Anne Veski sõnu ka teadsime peast, nii et jah. Kuidas sellega on, kas see muusika on mingitel hetkedel andnud näiteks jõudu või olnud toeks mõne raskel eluhetkel? Et me otsime sükest inspireerivat lugu, mis on seotud Anne Veski või Pearu muusikaga. Et me pole saanud inimeste käest seda. On sul mõni selline lugu rääkida? Jäeti maha, panid Pearu käima ja elu läks edasi? Ei, mind ei ole vist kunagi maha jäetud, ma ikka olen ise see maha jätja olnud, aga... Mitte kunagi? Ei ole. Kõik eksid vaatavad praegu. Võib-olla see üks kord, kui see üks tuud mind ghostis, aga temal ma lasin need refid läbi ka vaata. Ja siis on see neiu mustas kleidis, selle võtan, jah. Aga mis see peamine mahajätmispõhjus on? Sa nüüd üldistusi teed, jah? Sinu puhul? Nad ei ole piisavalt mehelikud mehed. Mehed, võtke kokku ennast päriselt, See ei ole nii raske ju. Ei ole.
võtke kokku ennast, mehed. Tehke korda ennast lihtsalt. Ja tehke korda ennast ja tehke ise ettepanekuid, et homme kell 7 see restoran, ma võtan su peale, lähme. Natukene initsiatiivi, üldse mitte palju, selles mõttes ei pea ju nagu olema nagu mingi ürgmees ei pea olema. Minu arust ei ole ka väga keeruline, et laske käia. Okei.